tere! täna siis 5. osa unekursuse tutvustamisest. Ähm, alustan 4. korda seda video tegemist ja no täiesti võimatu on ennast väljendada. Ma ei tea, kes mu videosid kuulavad, aga mul on nagu täielik plokk ees, kui ma pean videot tegema niimoodi, et see on siis nähtav. Puterdan ja suterdan ja räägin, ma ei tea, mis juttu. kui ma kursust testgrupiga teen, mingi väikese teatud kindla seltskonnaga, ma tean inimesi, siis ma nagu absoluutselt ei puterda ja kui ma puterdan, siis mul on võimalus ennast parandada, on ju. siin ma pean nagu selle jutu ära rääkima ja, ja see läheb, on ju. ja see käib täiesti ajudesse tegelikult, mul ei tule nagu õigesti need asjad üldse välja. see käib nii närvidele, täiega käib närvidele. ma ei tea, ma lihtsalt ei saa neid videosid tehtud avalikule keskkonnale. Ma ei saa aru, miks. ma lihtsalt ei saa aru, miks ma ei saa seda tehtud. Uskumatu. kuidas see saab nii keeruline olla? nii, ma proovin 4. korda ja kui see ka välja ei tule, siis ma lihtsalt ei teegi ja kõik, mul on juba siiber sellest kammaiast. täna ma olen kirjutanud postituse siis sellest, et me võtame kursusel läbi 7 unekeha ja täna ma tahan rääkida siin videos 4 esimesest unekehast põgusalt. põhjalikult ei saa. see on 4 × 2 tundi terve tööpäev. et siis ma alustan, siis esimene keha on meil füüsiline keha ja füüsilise tasandi uned, kui nad ei ole teistega segunenud. enamasti on meie uned teiste kehatasanditega segunenud, aga kui ma räägin praegu ükshaaval, siis et kui ei ole segunenud, siis on ainult päeva sündmused seal unes. ainult see, mida me oleme näinud, mida me oleme kogenud, meie keha siis aistingud, mingi stress, mingi valu, mis meil on või et sellised päevakogemused. ja tegelikult ajul ei ole vahet, kas me vaatasime seda filmi, seda action'it on ju, või sõbranna rääkis meile mingisuguse loo, siis meie aju saab selle kogemuse ja siis tuleb sealt seda ka siis öösel unes näha. füüsiline keha ei ole võimeline siis ruumis ega ajas ringi rändama unes. tema on siis siin, lihtsalt on. järgmine keha on eeterkeha. eeterkeha on veelgi mahukam teema kui 2 tundi ainult. ma võib-olla ei räägikski ainult sellest. eeterkehaga tegelevad kõik, kes tegelevad emotsioonidega, hüpnoosidega, meditatsioonidega, mõtete muutmisega. praegu on see väga aktuaalne. et see on tõesti väga-väga mahukas teema. meie räägime ka sellest teemast meeletult palju. testgrupis osalejad ka ütlesid, et eeterkehast tahaks ikka veel ja veel teada. ja siin tulebki edasi, ma teen siis testgrupiga läbi ka oma eneseabi tööriistad, mis on ka kõik siis alateadvuse
alateadvuse tööriistad ehk siis mõtete muutmised ja kõik sellised asjad, et aga eeterkeha siis unekehana. äh, seal domineerivad siis meie aistingud kõik, meie meeled, äh, emotsioonid, helid, ähm, tajud, lõhnad, maitsed, kõik meie sellised aistingud, kõik mõjutavad siis seda unekeha, eeterkeha siis. ja siinkohal siis tasub igalühel tähele panna seda, et mis aistingud ja mis meeled on temal kõige tugevamad. minul on näiteks taju, emotsioonid, et mina meenutan oma unesid, täiustan või jätan meelde emotsioonide kaudu. aga praeguseks on mulle juba teada, et paljudel on väga olulised värvid. kui ta meenutab unes värve, siis tal tuleb meelde unenägu. kui ta meenutab helisid, mis seal unes olid, siis tal tuleb unenägu, noh, terviklikult, täielikult meelde, on ju. ja, ja me olemegi kõik erinevad. see osa ongi hästi-hästi põnev. ja eeterkeha saab siis liikuda ruumis absoluutselt igal pool, aga ajas ta liikuda ei saa. see tähendab seda, et kui sa oled unes juhuslikult kella vaadanud ja, ja mingi aja möödudes sa teed igasugu asju, sa käid igal pool, mingi aja möödudes vaatad jälle kella, kell on ikka sama. mis värk on, see on siis eeterkeha uni. kolmas keha on mentaalkeha. ei ole, valesti läks. neljas keha on mentaalkeha, astraalkeha on kolmas keha. astraalkeha uni on siis nagu postituses mul kirjas on siis kollektiivne alateadvus, eeterkeha on siis enda alateadvus, mitte päris otseselt võetuna, aga enam-vähem. ja astraalkeha, siis uned on kollektiivne alateadvus. mida see siis tähendab? see tähendab seda, et me saame astraalkeha unega minna minevikku, kas siis oma praeguse elu minevikku või siis lausa eelmiste elude minevikku, ehk siis kõik, mida me oleme siin elus läbi kogenud juba, kõike seda me näeme läbi astraalkeha unede. minul on vist 2 või 3 siis eelmise elu unenägu ja mina saan need kätte siis, kui mina hakkan otsima vastuseid praeguses elus mingisugustele eluraskustele, et hakkan pingsalt nagu olen enda sügavustes uurima hakanud, et miks mu elus on see asi nii. ja siis mulle näidatakse, et näed, see on pärit hoopis sealt, ma ei tea, kust on ju. Need on täitsa huvitavad. ja kursusel ma räägin kindlasti nendest unenägudest ka, et need on tõesti väga-väga põnevad, hoopis teisel maal elada ja näha seda praeguses elus hoopis teises klassis on ju. äh, ma ei oskagi seda paremini öelda. teises klassis, kuidas see teistmoodi on? materiaalselt siis vaata, meil on ju siis need vaesed on ju keskklass ja siis need rikkad on ju, et ma olen ikka eelmistes eludes väga-väga rikas olnud, et ja olemine on ka kohe, inimese sisu on ka kohe hoopis teine. et see on hästi huvitav kogeda. jah, ja tuleb mõistmine siis siia ellu, miks praegu on just nii ja miks ei ole teistmoodi. aga see selleks.
mis ma veel astraalunedest tahan rääkida? astraalunedes me saame rännata ruumis ja ajas igatepidi, aga ainult siis minevikku. Astraalkehaga on mul, tekkis mul üks seos astraalkeha unedega. astraalkeha unel ei ole raskusjõudu, et füüsilisel kehal on raskusjõud ja astraalkehal ei ole. ja, ja minul kohe plaksti tuli seos sealt, et siis, kui me õhtuti magama jääme ja tekib see noh, ülesärkamise ehmatus, et see võib olla siis ka füüsiline keha tajub ära selle, et midagi hakkab temast nagu eralduma, on ju. Ja siis see astraalkeha kergus ja füüsilise keha raskus, füüsiline tõenäoliselt siis ehmatab selle peale, et miski temast eraldub. minu arust jumalast äge seos, et päris loogiline ka. aga mina olen jah, siis aastaid kogenud seda hommikusi tagasitulemisi, et minu kehasse tuleb miski tagasi, et järelikult siis see võib ka astraalkeha olla. ja neljas keha on mentaalkeha. mentaalkeha on üks väga-väga äge keha. temaga saab siis, selle unekehaga saab siis rännata nii minevikku kui tulevikku. ja kui ainult mentaalkeha kaudu või ainult seda mentaalkeha und näha, ainult selle keha kaudu und näha, mitte läbi teiste kehade, füüsilise, eeterliku, astraal, et mitte kõike korraga, vaid ainult seda mentaalkeha und näha, siis need tulevikuuned, mida me näeme, need on kristallselged, need on nagu nii reaalsed. ma olen ise näinud päris mitut und ja teengi seal selliseid asju, mis nagu ma ei ole varem kunagi teinud, on ju, ei kujuta ettegi, aga see võiks kõik võimalik olla. et mentaalkehal siis on väga, seal kehas paikneb meie loovus ja seal puuduvad igasugused piirangud. füüsilisel kehal ja füüsilises maailmas on igasugused piirangud, aga meie mentaalkehal puuduvad absoluutselt igasugused piirangud ja seal elab siis meie loovus, meie inspiratsioon. kõik loomingulised inimesed, kõik inimesed, kes midagi loovad, kõik siis saavad sealt oma mentaalkehast siis selle algallika. mina olen ka väga rohkete ideedega inimene ja see unekursus tuli mul ka lihtsalt üks hommiku tõusin üles ja mõtlesin, nii äge, teeks. noh, see oli muidugi protsess, aga jah, sealt tuleb ikka ägedaid asju. ja no üks näide on see, et kui sa eelmine päev siis oled närvis mingi asja peale, sul ei õnnestu, see ei õnnestu, sa magad öö ära, hommikul, ma peangi seda nii tegema. et tegelikult seda mentaalkeha unesid, just unesid on kasutanud enda loomingus ära maailma tuntumad inimesed. üks nimi mul praegu tuleb kohe meelde, mul ei ole raamatut siin käepärast, kust vaadata. Einstein on kasutanud seda ära ja ikka mitu inimest, et tegelikult meie sisu on väga sügav, väga võimas ja sealt me saame kõik selle kätte, mida me tegelikult siin elus võiksime teha, mis on meile sobilik ja ja seal see allikas, see loovuse allikas on ikkagi lõputu, on ju. see on jumala äge. nii, mis ma veel mentaalkehast tahtsin rääkida? tulevikuunedest ma rääkisin.
Üks asi on veel nende kehadega. Kui me nendest kehadest mitte midagi ei tea, kui me nendega ei tööta, kui me enda sügavustega ei tööta, siis me näemegi kõikide kehade nagu unesid korraga ja, aga igal kehal, unekehal on oma sümboolika, oma, oma väljendusviis ja siis see uni, kui ta peab tulema sinule läbi mitme keha, siis see uni moondubki väga teistsuguseks, sest iga kord, kui ta tuleb mingi läbi ühe keha seina, on ju, siis ta jälle moondub selle keha sümboolikaga, siis järgmine jälle moondub, järgmine kuni füüsilise kehani. siis need sügavad, väga olulised uned tulevadki meile siis sümbolite keeles ja üsna keeruliselt tõlgendatud. Aga mida teadlikumaks me saame oma sisemaailmast, kõige alus on siis nende emotsioonidega tegelemine, sest hirmud on kõik need, mis panevad meil kinni, siis need kehatajud ja kõik need, et mina olen selle kaudu saanud, ma ei kujuta ette, kuidas teistmoodi saab, on ju, oma sügavustesse. et siis on võimalik, mina vähemalt tean ja nüüd tänu testgrupile, siis mul on seal 11 naist, aga mina olen 11-s 10 naist, et siis paljud nendest ka näevad väga selgeid unesid, ehk siis on võimalik, mitte ainult minul, vaid väga paljudel on võimalik näha väga selgeid unesid ja hoopis teiste kehade kaudu, kui me teame ja oleme teadlikud iseendast ja nendest kehadest. ja, ja tänaseks on siis selline tutvustav kursus, tutvustav osa nagu kõik. Kursusest ma tahaksin veel rääkida seda, et et me teeme sellise grupi, igaüks, kes tuleb kursusele, siis tema liitub grupiga ja vanad olijad saavad ka uuel kursusel siis osaleda. See, kes tahab, ma arvan, et kõik ei taha, aga et on siis seda, saab siis omavahel kogemusi jagada ja saab siis mõtteid mõlgutada ja, ja grupis meil on ka siis nende sügavate unekäikude jaoks teeme vähemalt iga kuu saame kokku ja siis me saame rääkida nendest, sest jah, igalühel on väga ägedad oma need unemaailmad ja need une jagamised on väga olulised, sellepärast et tuleb välja, et paljudel ei ole nendest erilistest unekäikudest kellegiga rääkida. ja nüüd meie oleme omavahel jagama hakanud ja tuleb välja, et me kogeme üsna ühesuguseid asju. jah, ma ei pidanud teile viiendast kehast rääkima, aga viies keha on see keha, kus tegelikult on võimalik kahel inimesel ühte ja sama und kogeda. et jah, et kui me niimoodi omavahel suhtlema hakkame, siis me võime isegi sinnani jõuda. okei, nii, tuleme maa peale tagasi. nii, kursuse juurde. Äh, et kursusega siis liitudes kohe saame gruppi. äh, et oleme ikkagi koos ja see grupp ikkagi jääb. ei ole nii, et kursus saab läbi ja grupp läheb laiali. nii palju kui võimalik, siis tegelikult see teema on nii põnev, et me ju alles alustasime, on ju, et
et võiks ikkagi see olla veel kaua-kaua. nii, ja siis veel üks asi, kui on soovi, kui on selline kahtlus, et kas see unekursus ikkagi on minu teema või nii, siis annan ühe võimaluse, et kui esimene osa on kuulatud, siis ja sa tunned, et see ei ole sinu teema, see ei ole sinu maailm, need inimesed ei ole sinu inimesed, sa tahad siit ära, siis on see võimalus. ma tagastan raha, ilma rahata ma siiski ei, ei lase seda kuulata, et ma annan nagu kõik materjalid ja nii, aga jah, et esimene on ikkagi selline, ikkagi proov, et sa saad kuulata ära ja tõesti, kui sa mõistad, et ei, siis tõesti jah, ma tagastan raha ja saad, aga peale teise osa algust, kui seda otsust tehtud ei ole, siis enam ei saa, sest see materjal on minu arust nagu tuhandeid kordi rohkem väärt, kui ma rahasse midagi üldse arvestada suudan. et see, mida ma selle eest küsin, see on minu arust on üldse raha, üks kommiraha, paber, mis on nagu meil kohustuslikult vajalik, on ju, et võiks kuidagi muud moodi juba saada, võiks areneda natuke inimkond. aga jah, sellised mõtted mul täna. ma loodan, et ma suudan selle nüüd postitada ka teile. lõpp läks juba heaks, algus. ma olen nagu ikka generaator, alguses ei saa vedama, pärast ei saa pidama. Human design siis. mul on palju erinevaid huvisid. et ma võiks 2 tundi rääkida, aga alguses on 15 minutit vaja natuke ikka laadida ennast siin ekraani ees. olgu, aga tänaseks kõik. Järgmise nädalani. Nägemist.